nature's tough, but Bear Grylls is tougher. Nothing can stop him. No. One man from Estonia challenges nature as well, and keeps coming back for more. Ultimate Survival Estonia Special. Mida tüüpilised inimesed teevad metsa sattudes, on nad paanitsevad, nad jooksevad niisama ringi, nad ei jõua mitte kuhugi. Esimene asi, mida tuleb kindlasti teha, on maha rahuneda ja mõelda välja mõnus plaan. Selleks on mul kaasas padjapüür. Siia siis, saaks maha rahuneda. Topime selle padjapüüri mingid lehti ja asju täis. Puhkame natuke. Ja nii tuleb hoopis parem plaan välja. Nüüd ma sain siis padja valmis. Tähendab, see võib tunduda tõesti, et mingi mõtet asi võtta padjapüür metsa kaasa. Aga tegelikult, see padjapüür on mind päästnud Everestilt ja ka igalt poolt mujalt. Et siis ma lihtsalt nüüd lähen istun maha, puhkan natuke ja pärast räägime edasi. Tere jälle! Tähendab, sai nüüd maha rahunetud, sai plaan välja mõeldud. Peamine plaan on metsast välja saada. Ja seda me nüüd ka siis teeme. Mis meil on siin? See on kena pudel. Kindlasti on paljud teist näinud merehädalaste filme, ja kus kasutatakse siis pudeleid kui sõnumikandjaid. Et miks mitte kasutada sama tehnikat ka metsas. Mis mul on siin taskus on, ikka leiate mingi paberitüki ja kas või võite kasutada kriiti, mis on metsas väga laialdaselt levinud. Kirjutate siia peale midagi. Et selline sõnum siis peaks piisama arvatavasti. Ja siis panemegi selle niimoodi kenasti rulli ja paneme siia pudelisse. Iidsed moiad kasutasid sama tehnikat juba tuhandeid aastaid tagasi ja väga edukas oli see. Ja nüüd on vaja ainult leida üks siil, kelle peale see teipida. Ja siis keegi peaks päästma, et jälle üks võimalus veel, mida kasutada metsas, kui teil ei ole mitte midagi peale markeri, pudeli ja paberi. Tähendab, sellistes metsades üks põhikoht, kuhu te kindlasti ei taha kukkuda, on selline koobas. See on nagu põhikoht, kus rästikud elavad. Et nagu kui te sinna sisse kukute, siis on põhimõtteliselt ilma rohuta olete te paari nädala pärast surnud ka. Ja kui me vaatame sinna, tähendab jah, tähendab,
ma tahtsin teile näidata, kuidas sealt välja saada. Siis, kui te olete sinna sisse kukkunud ikkagi. Kõht on tühi. Ahah. Siis meil on siin Eestis väga haruldased värvussid. Nagu me näeme, on neid siin 2 tükki ja nad on väga aeglased. Ehk siis neid saab lihtsalt kahvliga süüa. Neid võib süüa toorelt, nad ei ole mürgised. Mis on värvusside puhul väga tavaline on see, et nad elavad koopa lähedal. Et treenimata silmale ei ole seda koobast näha. Aga kui me vaatame siin ringi natuke. Ahah, siin. Me leiame koopa. Neil on siuke kiletaaline koobas. Nad elavad kõik seal sees. Ja neil on mingi imelik komme kirjutada peale, kui palju neid koopas on. Ehk siin koopas elab siis 175 grammi värvusse. Äkki tahad ka? Tähendab, sellistes metsades võib väga palju aega võita, kui mõnikord ronida kõrgemale. Ja põhiasi, mida teha üldse sellistes metsades ongi lihtsalt ronida üles, leida mingi parem vaatekoht. Ja seda me nüüd ka siis teeme. Ronimine on eriti raske. Eriti siis, kui peab mäest alla ronima. Vahepeal tuleb lihtsalt anda endale aru, et mõni asi on lihtsalt liiga raske ja leida lihtsam tee. Nii hoiab kokku aega ja energiat.